Saatele lükkavad käigu sisse Swedbanki kasko- ja liikluskindlustus. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Tervist, on laupäev ja eetrisse läheb maikuu viimane Motomelu saade. Etteruttavalt võin öelda, et jäänud on meil veel juunis 3 saadet ja siis meie Motomelu meeskond läheb ka suvepuhkusele. Aga täna saates võtame ATV ja lähme sellega metsa puid istutama. Räägime natukene autode pesemisest ja ka sellest, kui sa oma autoga peaksid välismaal olema ja seal juhtub õnnetus. Aga teisi teemasid meil saates veel, nii et mõnusat vaatamist. Sellest vast ei ole mõtet enam rääkida, et talvine sodi oleks aeg autolt maha pesta, aga autod tahavad ju puhtad olla ka suvel. Miks autosid on vaja pesta? No, ma võiksin sellest lõputult rääkida. Aga alustades juba sellest, et tegelikult et auto säiliks ka, et ei tekiks roostet nii palju, igasugused tänapäeval pannakse igasugused kilesid peale sinna ja et see kile säiliks, et masin püsiks puhas, oleks ilus vaadata ja samal ajal ka tegelikult püsiks tervena ka, et see on siuke mitu plussi ühe pesuga, ütleme nii. Me oleme Tartus autoilu käsipesulas. Ole hea, Kaur, räägi, miks peaks tulema ja laskma autot pesta käsipesulas, mitte aga minna, ma ei tea, automaatpesulasse näiteks? Käsipesulas paratamatult sa saad selle auto puhtamaks, sest et nii-öelda selle pesi ja käsi ulatub sinna, kuhu need harjased seal automaatpesulas või see survepesuri surve nii-öelda mündipesulas võib-olla ei ulatu. Et pesu on kvaliteetsem ja tehakse õigete vahenditega. Et kas või see, et kui sa ise kodus hakkad nuustikuga nühkima, kunagi ei tea, kuna sul seal nuustiku vahel on mingi kivike ja siis sa mõnusalt tõmbad üle selle auto kapoti selle kivise švammiga ja siis tulemusena ongi kriimud kapoti peal, külgede peal, kus iganes. Aga käsipesulas ikkagi hoolitsetakse selle eest, et auto püsiks ilusana ja nii-öelda pesu oleks kvaliteet. Ja sa lubad garanteerida, et kui teie nuustikul on kivi, siis see kivikahjustus saab kõrvaldada? No absoluutselt, aga ma tean, et seda meil juhtuda ei saa, et kontroll on kõva ja kõik teavad, mis nad teevad. Nii et lõppkokkuvõttes las iga mees jääb ikka oma liistude juurde ja kes on pesija, on professionaal, las ta hoolitseb sinu auto eest. Just, et kui tahad sinu autoga tegeleks professionaal, siis tegelikult oledki juba sattunud õigesse kohta. Et meil on siin poisid on nii osavad, et kui saadad kurja abikaasa autoga pessu, siis ta poleerib isegi abikaasa näole naaretse. Üks asi on autopesu sellest tolmust ja nähtavast jamast puhtaks on ju, aga tegelikult meil on ju palju pigi, meil on autodel lendroostet. Kas kõigest sellest saate ka lahti? Jaa, tegelikult sellest pigist ja sellest lendroostest sa saadki lahti siin selles käsipesulas. Et seal, ütleme nii, et automaatpesulas, jah, nende kvaliteet on kõvasti paranenud viimase ajaga, aga ikkagi, kui sa tahad sihukest süvapesu, sihukest korralikku pesu, et auto ikkagi läigiks ja mingisuguseid halbu kihte seal peal ei oleks, mustuse kihte, siis käsipesul on ikkagi, ütleme, et õige valik. Me ei pese ainult ju väljast, et me teeme ju sisepesu ka, et igasugused lõhnaeemaldused, klaasid teeme puhtaks, et tänapäeval on ju igasugused aurumasinad on väga popid, et kui autos sees seda teed, siis paratamatult üks hetk hakkab see klaas hakkab uduseks minema ja sellest tegelikult saabki samamoodi jälle. Käsipesulas saab lahti. Pluss siis tegelikult selle juures on ka see, et kuna me asume siin Lõunakeskuse küljes, siis samal ajal, kui su autot pestakse siin, siis samal ajal sa saad ju ise shopata ka. Kui aga kellelgi on mõte poleerida, vahatada, kas võtate need inimesed ka vastu?
Absoluutselt ja kergpoleerimist teeme küll ja see annab siukse mõnusa läike ja see läige kestab ka, et ei ole ainult siin mõni päev, et saab tolmuseks ja kaob ära see läige, vaid see püsib ka. Leiate meid autoelu.ee lehelt, seal on meil siis kõik meie erinevad teenused ja paketid väljas. Saad ka kinkekaarti nii-öelda kinkida, et tänapäeval on ju praktilised kingitused on väga oodatud. Facebookist leiate meid siukselt kontolt nagu Autoelu autopesula. Me sellest oleme palju rääkinud, et ATV ei ole vaid lõbusõiduvahend, vaid on siiski töövahend ja täna teemegi tööd. Kui suureks ja reaalseks abimeheks ATV sulle koduses majapidamises on? Eks ma olen õppinud kasutama ATV-d, õigemini pigem ATV-d on järjest rohkem õpetanud mind neid kasutama ja mis see salata, ega see töö muutub meiesuguste jaoks mänguks ka. Kui sul on ATV, sul on piisavalt head töövahendid, erinevad haagised, on sul metsaveohaagis või sul on tavalised väiksemad haagised väiksema kauba vedamiseks või nendega saad päriselt teha nii palju tööd, nii väikse lühikese ajaga, nii kerge vaevaga, et ega ise ei märkagi, aga pärast tulemus on jälle palju näha. Ja natukene sellist poisilikku lusti ka juures, et ei ole ainult töö, vaid on siuke paralleelne lõbu ka kõrval, eks? Aeg on täna ikka nii palju edasi läinud, et ega meie see aeg mingisuguse töö või toimetamise jaoks ka nüüd teab, kui palju laialt meil seda käes ei ole. Et eks see kõik lihtsustab ja kuna töö tegemine muutub tänu sellistele vahenditele lihtsamaks, siis ilmselt nagu tahad seda ka rohkem teha. Looduses viibida, enda mingisuguseid valduseid või asju vaja hooldada teha, siis no see on täpselt nii, et tuled, paned oma mingisugune 50 taime maha näiteks ja edasi saad juba sauna kütta ja ma ei tea, mingi muu niisuguse vähem töiste asjadega tegeleda. Aga ATV paratamatult, et kui sa võtad tavalise aiakäru ja tuled siia kas või see 600 meetrit või 700 meetrit metsa alla selleks, et taimed siia tuua või labidas. Noh, see on kindlasti palju väsitavam, kui seda ATV-ga teha. Ütleme, et kõik Gousi ATV-d, Gousi ja CF-Moto ATV-d siis võib kokku nimetada, et nad kannatavad kõik vähemalt 2 korda enda tühimassi vedada. Ehk siis, kui ATV tühimass on seal kuskil 350-60 kilo, siis siuke 700-800 kilo haakesse panna ja neid siin maastikul vedada ei ole mingi probleem. See tänane ei ole kuidagi nagu spetsiaalselt ette valmistatud, et olen nüüd läinud poodi ja ostnud hunniku lehiseid, vaid tegelikult see oli planeeritud töö ja tänasest lihtsalt sattus nagu 2 asju ühe peale, et teha natuke reklaami sellele uuele Ghost Aerox 550 mudelile ja samas saada ka puud maha istutatud, et kui nüüd seda reklaamijuttu rohkem juurde rääkida, siis tegemist on siis kõige värskema Gousi mudeliga, mis on Eestisse jõudnud umbes nädal aega tagasi, aga mis sellel siis nagu võrreldes eelmise generatsiooniga teisiti on, sõiduki clearance on kõvasti kõrgemaks muutunud, see on 275 mm ehk 27 sentimeetrit ja see lubab just sellisel metsaalusel, kus igasugused kännud ja roikad võivad püsti olla suht ohutult liigelda. Pöörderaadiust on tublisti vähendatud, see jääb sinna täisring 5 meetri kanti. Roolivõimendi pandud nii võimekalt tööle, et sa pead väga vähe vaeva nägema, et seda juhtrauda keerata. Et nii mõnigi laste ATV on märksa raskema juhtrauaga kui see mudel. Kõik asjad arenevad ja siin on siis viimase maili Osrami LED-tuled, nii ettepoole näitavad väga hästi ja siia otseselt ei ole vaja lisa LED-paari paigaldada. Tagatuledes on lisafunktsioon tagurpidikäigutuled, mida väga vähestel ATV markidel üldse eksisteerib.
ja tänases situatsioonis vist ainult CF Moto ja GOES-i kõige uuematel generatsioonidel. Kui sõidukit hooldada, siis väga väikse liigutusega käib terve see paneel küljest ära ja sa saad seda puhastada, vajadusel hooldada. Aga peamiselt tavakasutaja jaoks on see lihtsalt lihtsustab seda sõiduki puhastamist, et hooldamine jätke ikkagi spetsialistide hooleks. Aga kui juba hooldusest juttu tuli, siis GOES pakub nüüd sellele uue generatsiooni mudelitele 4-aastast täisgarantiid 10 000 kilomeetrise sõidupiiranguga, et mis on ATV mõistes väga lahke pakkumine. Kuna selle uue generatsiooni mootor on märkimisväärselt võimekam kui eelmise generatsiooni oma, siis sellele pakutakse ka pikemat hooldevälpa. Ehk siis kui vanasti või eelmise generatsiooni mudelitel pidi hoolduses käima iga 1000 kilomeetri tagant või kord aastas, siis GOES Terrox käib hoolduses 2000 kilomeetri tagant või kord aastas. Kumb ennem täitud. Sellega on nii lihtne sõita, et kui ma neid ATV-sid ise ei müüks ja mul seda juba olemas ei oleks, siis ma ostaks selle ikkagi. GOESatv.ee on GOES-i ametlik koduleht ja seal kodulehel on siis ka kirjas, kus kohas on GOES-i esindused, aga neid Eestis on kokku palju. Et tere tulemast ja tulge tutvuma. Sõida Swedbanki netipanka, sest meilt saad tavalisest laiema kaitsega kasko ja hea hinnaga liikluskindlustuse. Mobile autokeskus. Järelturu POS. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Kui me Tartus oleme käinud ja ProVanil külas käinud, siis me oleme rääkinud sellest, kuidas kastiautosid ümber ehitada, kuidas tulesid paigaldada, aga meil on jäänud rääkimata üks väga oluline asi, meeskonnabussid. Te ju tegelete selle valdkonnaga ka. Jaa, tõsi on, et nagu me oleme eelnevates saadetes tegelikult ka rääkinud, siis meie mõte lõpuks ongi see, et me saaksime peaaegu iga selle segmenti klienti siis nii-öelda teenindada, kas see on siis tegemist on kastiautoga, on vaja sinna mingisuguseid mobiilseid riiulise sahtlisüsteeme, siis nii-öelda kaubaruumi või siis klient soovib teha endale niisugust toredat ägedat meeskonnabussi. Ja need bussid, mis sinu selja taga paistavad, need kunagi olid tavaliselt tühjad kaubikud seest. Jah, mõlemad autod tõesti olid siis varasemalt täitsa tühjad, täiesti tühjad, seal on põrandad seenagat mitte midagi. Ja nagu näha on, siis mõlemas bussis tegelikult on korrakud istmed sees, elekter, vool ja kõik, mis võiks teha ühest bussiks siukse ilusa ja vägeva meeskonnabussi. No, kui suur see valikuvõimalus kliendi puhul on, et kas on nagu fantaasia on piiriks, et mida sinna sisse teha ja kuidas teha? Jah ja ei, selles suhtes, et kindlasti on mingid piirid ees ja see kõik sõltub vastavalt kliendi soovist, aga ütleme istmete puhul ise pakume seda, mida me juba teame pakkuda, et ütleme päris kuhu uitama ei lähe nende mõtetega, aga põhimõtteliselt saame teha kõike enam-vähem, mida klient soovib küll, aga me ei tegele, ütleme, niisuguse matkabussi temaatikaga. Tihtipeale kõige suurem probleem on just nende busside puhul kaaluga, et inimesed tahavad sinna panna, ma ei tea, 10+ kohta, aga tegelikult sellisesse M1 kategooria bussi see põhimõtteliselt on võimatu. Et see kandevõime sõltub suuresti auto enda mudelist, kas siis tegemist on näiteks Mercedesega või on näiteks Manni või Rafteriga, et seal need kandevõimed on varieeruvad. Ja
kindlasti on see üks suurim nii-öelda tegur, mis võib meie tööspektrit nagu kitsamaks teha. Mida Proven pakub, millised need võimalused on? Ja üldjuhul me võiksime ka aru saada, mis on kliendi enda nii-öelda soov ja vajadus, et mitu istute sinna vaja on, kas tal on külmkappi vaja, kas ta käib sellega aastaringselt sõitmas või pigem on siuke suve teema see, aga üldjuhul istmed, seinakatted, lagi, soojustus, heliisolatsioon, elekter, tuled, küllerauad, astmelauad, no praktiliselt kõik, mis võiks lisana nii-öelda bussile siis pakkuda. Ja kindlasti Markiis tegelikult see on suur abiline erinevates ilmastikuoludes. Tegemist on siis meie demobussiga, panime taha 3 lisaistet juurde ja tegelikult istmetega on ka see, et värve ja seda tikandit on võimalik muuta ja ka istmed ise ennast. Vahesein, väike kapp, mikrolaineahi, külmik, inverter, helivõimendi ja siis panime juurde ka väikse teleka, et tegelikult alguses seda meil olnud, aga ajapikku saime aru, et tegelikult üks väike televiisor ka nii-öelda bussis olemas olla. Ja lagedega on ka tegelikult niimoodi, et me saame pakkuda erinevaid lahendusi, kes kuidas soovib. Me ise oleme jälginud tihti peal ühte sama käekirja, sest et see meie enda arvates kõige ilusam, aga jällegi, kui kellelgi on mingi vinge visioon ja tahab just teha mingit omamoodi, siis lihtsam on saatke pilt ja vaatame, kuidas mida teha annab. Aga vajadusel paneks ikka sinna voodiga ära? Ja tegelikult meie enda bussil oli ka varem voodi sees, aga kuna see leidnud meie puhul siis nii palju kasutust, siis me natuke tegime selle bussi ümber. Aga jah, välja tõmmatavad voodid, see on ka meie teema. Nii et kellel vajadus, eeskätt ja ka huvi on, siis Proven Tartus aitab? Ja, absoluutselt, et isegi kui teil alguses tundub see idee natukene liiga raske, kummaline või miski pärast julge küsida, siis küsige ikka ja vaatame, mis teha annab. Täna, head sõbrad, räägime sellest, kuidas müüa autot, kuidas seda teha võimalikult kiiresti ja nii, et võimalikult palju raha otse loomulikult müüjale kätte jääks. Me oleme tulnud Mustamäe Elke esindusse, et rääkida autoportaal.ee juhi Ando Rahuga ja tema hea kliendi Erkiga. Erki muideks müüs väga kiiresti maha ühe Toyota Land Cruiseri. Kuidas see läks? Kohe saame teada. Väga hästi. 3 korral vähemalt on õnnestunud juba läbi portaali müüa autosi. 3. päeval juba oli müük tehtud, et kõigepealt sai tehtud auto kord ilusti, siuksed sisepesu, välispesu ja pisikesed kosmeetilised parandused ning siis oli pildistamine. Ise pildistasin telefoniga ja pildid küll lasin läbi AI, et AI võtaks sealt maha veidi taustamüra ja siis teeks värvid ilusaks. Kui on auto ilusti ette valmistatud, auto on pestud, seest korda tehtud, mõned pisivead ära parandatud ja korralikult pildid tehtud ja on ka hind õigesti määratud, siis käib see müük kiiresti. Sellepärast, et kui kuulutus pannakse ülesse, siis see kuulutus saab ise kõige rohkem tähelepanu esimeste päevade jooksul. Ja kui see tekitab klientides huvi või tekitab ilmajäämistunnet, siis käib see müük kiiresti. Ehk seetõttu ma ei soovitagi, kui on kindel soov ikkagi autot nagu kiiresti maha müüa, siis ma ei soovita minna algselt küsima seda kõige kõrgemat hinda, sest see võib need esimesed tõsised ostjad eemale peletada, kuna auto hind on liiga kallis. Kõik ei julge tingida, kõik ei julge küsida. Kas see 3 päeva tuli kuidagi üllatusena? Ja, kuna siin päris mitu sõpra müüsid ka autosi ennem ja siis kellel oli 6 aega üleval olnud, kellel juba veidi rohkem, et siis põhimõtteliselt 3. päeval helistas juba õige ostja, kes auto ära viis. Kuulutuse lisamine oli minust erakordselt lihtne juba, kuna seal oli enamus infot oli eeltäidetud, nii kui ma autonumbri sisse panin. Ja minul jäi ainult mõned linnukesed teha ja siis paar rida teksti panna. Ja mis kõige olulisem, see oli tasuta. Kõik kuulused on siiamaani tasuta olnud, et ma küll ei näe põhjust, miks peaks selle eest kuskil midagi maksma. Kõige suurem viga võib-olla ongi see ettevalmistuse pool, ehk et auto korralikult puhtaks pesta, pisivead ära parandada ja teha korralikult pildid. Sest et emotsioon on see, mis müüb ja need pildid peavad tekitama koheselt emotsiooni. Autoportaal on täna väga aktiivne, et meil käib iga kuu seal üle 200 000 külastuse. Ehk iga päev 1000 inimesed otsivad endale uut autot. Ta iga kuu kerib ülesse, et see ongi autoportaali puhul positiivne, et iga päev tuleb meil uusi kliente juurde.
täna meil on müügikuulutusi üle 13 500, millest üle 10 000 on kasutatud autod, mis on väga suur number. Ja meil on palju selliseid autosid, mida mitte kuskil mujal ei ole. Ehk et kui keegi otsib endale autot, tasub kindlasti tulla autoportaali vaatama. Soojad suvised ilmad on käes ja inimesed ju liiguvad sel ajal. Liigutakse Eestis, liigutakse ka välismaal. Mul tekkis üks praktiline küsimus. Kui mul on Swedbankiga sõlmitud kindlustusleping ja ma lähen autoga välismaale, kas siis, kui midagi juhtub, kas te aitate? Väga hea küsimus ja väga aktuaalne küsimus. Ja lühikene kokkuvõte loomulikult on see, et kindlustuse eesmärk on vastavalt kindlustuspiirkonnale siis tekkinud kahjud ka hüvitada, kui need peaksid juhtuma. Liikluskindlustus katab endiselt kahjud kolmandale isikule ja kaskokindlustus on siis selle jaoks, et katta kulud olenemata sellest, kes on põhjustaja, ehk siis kui ka endal midagi juhtub, olgu siis Eestis või välismaal. Enne seda, kui reisile minna, enne seda, kui marsruut saab paika ja kõik tehniline kontroll teostatud, siis tasub vaadata üle, et kas liikluskindlustus kehtib selles riigis, kuhu on plaan minna. Et selle jaoks on ilusti nimistu olemas viide meie koduleheküljelt, aga EKSL-i koduleheküljel ka ilusti olemas. Välismaale minnes liikluskindlustuse poole pealt vaadatuna on mõistlik kindla aegesse visata 3 paberit. Liikluskindlustuse poliis, vastavalt vajadusele siis roheline kaart, et kaugemates asukohtades võib endiselt seda paberikujul minna vaja ja siis ka liiklusõnnetuse fikseerimise ankeet. Meie Eestis saame seda teha digis, aga välismaal võib-olla seda võimalust ei ole ilusti vormistamiseks, nii et paber võiks olla kaasas. Liikluskindlustuse poole pealt, millele veel tähelepanu juhin, on tegevused juhul, kui midagi on juhtunud. Et suures pildis on loomulikult või sisuline pool sama nagu ka Eestis. Fikseeri olukord, mis juhtus, kuidas juhtus, võimalikult täpselt, kes on osapooled, kõik muu selline. Me räägime juhtudest, kus ei ole siin politseid ja kiirabi vaja välja kutsuda. Ja kui sa nüüd oled kannatanu pool, siis sinu jaoks oluline info on see, et kui oled nüüd sõidult tagasi, siis kahju nõue tuleb esitada siis vastava kindlustusandja korrespondendile Eestis. Samamoodi EKSL-i lehekülje pealt leitav, kes on siis kahju põhjustaja, kelle poole peaks pöörduma. Ja teiselt poolt, kui sa oled nii-öelda põhjustaja, loomulikult oma kindlustusandjat tuleb teavitada sellest. Kaskokindlustus on see loomulikult, mis väga palju tuleb kasuks välismaa reisib kui ka Eestis just nimelt selle poole pealt, et kõiki kahjusid ju liikluskindlustusi katta. Ja välismaale minnes samamoodi, eks ole, kui kaskokindlustusest rääkida, siis paketid on erinevad, et meil on samamoodi standardpakett ja liitpakett, eks ole, et kuigi mõlemas paketis on autoabi ilusti olemas. Ja lisaks liitkaskol on siis mõned võib-olla huvipakkuvad kaitsed, näiteks reisikatkestuse kaitse. Et juhul, kui jääb reis nüüd pooleli, on vaja tagasi koju pöörduda, siis kindlustus katab need kulud. Kui samal päeval ei saa, majutus samamoodi on võimalik ära katta. Kui tihti eestlastel välismaal olles läheb sellist kindlustusabi vaja? Klientide seisukohast vaadatuna ma loodan, et hästi vähe. Eraldi statistiliselt ei tee vahet, et kas ta on nüüd välismaal või ta on Eestis, et sisuline pool on sama. Kokkuvõttes, et ikkagi minnes välismaal pigem olla ettevaatlik, ennetada ja tehke endale asjad selgeks. Swedbanki kodulehekülg aitab erinevaid vajalikke pakette valida. Täpselt nii. Plaan paika, kindlustused paika, vajalikud dokumendid kaasa ja siis lähme selle peale välja, et mitte midagi ei juhtu ja saame kõik ilusti tagasi superemotsioonidega. Saade selleks korraks läbi, suur aitäh, et vaatasite, soovitan ikka hoida silma peal meie sotsiaalmeediakanalitel, sest seal käib loosimäng. Nimelt loosime 2 päeva passi Tallinn Motorweekendil, mis siis juba juunis aset leiab. Aga teiega näeme juba järgmisel laupäeval ikka kell 11.30 Kanal 2.